Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul kaugteel külalisteks Jaanika ja Urmas, kellega me räägime nende tütre Emma haigusest nimega düstroofiline bulloosne epidermolüüs. Tere Jaanika ja Urmas. Tere. Rääkige palun alustuseks, kes te olete, millega te tegelete, kui palju teil lapsi on ja kui vanad nad on? Mina olen Jaanika, praegu olen kodus emmaga, muidu tööl, kui käisin, teen viimistlen uksi ja aknaid. Jah, mina olen Urmas, mina töötan Põlvas isolatsioonpaneelide valmistajana. Ja lapsi on meil 2. Albert ja Emma. Albert saab kohe 3-aastaseks juuni alguses ja Emma sai just 8-kuuseks. No Emmal on siis selline haigus nimega düstroofiline bulloosne epidermolüüs. Kas seda saab kuidagi lihtsamalt ka öelda? Ei saa. Ei oska küll, ise küll ei tea. No, mida see haigus endast kujutab? Tal ei ole seda osa, mis ühendab nahakihte omavahel ja siis tekivad hästi kiiresti villid ja avandid ja tihti on ka limaskestad sellega seotud. Temal ongi siis nagu limaskestad ka, et suhu tekivad villid ja üks silm on siis ka sellest haigusest haaratud. Mida see selle silma jaoks tähendab? Et kas ta ei näe sellest ühe silmaga või? Lähedalt näeb, ma ütleks. Või aru on saada, et ta nagu lähedalt näeb, aga kaugele ta hästi ei näe, et tal on selline udukiht või selline on seal silma peal. Ma saan aru, et kas see haigus on pärilik või see on lihtsalt, võib ka tekkida niimoodi, et keegi ei tea miks, et see on geneetiline, aga kas see tuleb teilt kuidagi või keegi ei tea kust? Ja meie käest saadud ja meil mõlemal on see haige geen siis ja siis need mõlemad haiged geenid said kokku ja siis avaldubki lapsel haigus. Et kui on nagu üks haige geen ja teine terve geen saavad kokku, siis haigus ei avaldu. Kas te teadsite enne Emmat, et teil see on või see tuligi välja temaga? Me ei teadnud, see tuli välja temaga. Siis tehti need geeniuuringud ja Kuidas, Jaanika, sul Emma ootusaeg kulges? Ma ei tea, kas oli siis ka kuidagi kahtlust, et midagi sellist võib olla või läks kõik suurepäraselt? Ei, meil oli hästi kõik. Midagi ultraheli ka ei näitanud mitte midagi, et kogu aeg oligi kõik korras ja sündis täpselt 40. nädalal. Ja alles siis, kui ära sündis, et siis oli näha, et tal on kätel ja jalgadel sellised tumedad laigud, et sealt oli nagu nahkmaas siis. See oli siis, oligi nii, et sündis ja siis kohe vaadati, et siin midagi toimub. Ja ega nad ise ka aru ei saanud, et selles mõttes, et ämma, kes vastu võttis, ta ütleski kohe, et mis asi see on. No, siis ma ehmusime ka kohe ära. Mina selles mõttes mina ei osanud midagi arvata, et ma lihtsalt mõtlesin, et küll selle kunagi äkki eemaldada saab, et on lihtsalt mingid laigud lihtsalt. Issand, mis see on, pole päris see lause, mida sa tahad kuulda, kui sa oled just lapse sünnitanud. Suhteliselt ehmatav, ma kujutan ette. Jah, oli küll jah. Et Urmas vist tegelikult aimas midagi, aga ei öelnud mulle kohe. Nii, Urmas, tahad sa rääkida? Ei siis kui ta sündis, siis mina nägin kohe, et arst võttis, vaatas, et mis need on, ta hakkas nagu käega ära kakkuma.
vaatame, et noh, mis tal siin naha peal nagu on, aga siis ta sai ka aru, et see on nagu see lahtine nakk, mis tal on sünnituse käigust, siis nagu tuli maha kätelt ja jalgadelt. Ja siis noh, kuna ma olin kuulnud sellest natukene, siis ma aimasin, et äkki on see, aga noh, ma ei olnud ka kindel, sest et kui ma sugulastele helistasin, siis ütlesin ka, et tal on siuke nahahaigus tõesti. Okei. Et kui arstid või ämmaemandad kohe täpselt ei saanud aru, siis sina nagu panid... Mul millegi pärast, see oli jah esimene mõte mul. Okei. Aga ega sa ei öelnud seal? Ei, ma ei öelnud kellegi. See oli muu peal. Eks see on nagu selline, et mis ma siin hakkan targutama, eks ju, aga endal kuskil kuklas on nagu teadmine. Mis hetkel neile siis seda öeldi või kuidas see pärast sündi siis edasi läks, et ma ei tea, tavaliselt antakse ju laps rinnale, et Jaanika, kas sa said lapse või viidi kohe ära või? Alguses pandi talle ka ikka rinnale. Ja siis öeldigi, et... kuna tal oli 2-poolne kopsupõletik, siis ta ei hinganud hästi, tal oli vaja hingamisabi ka. Okei. Ja aga alguses, kui ta oligi mu rinna peal, siis ma ütles, et ma silitast ikka niimoodi hõõru ja niimoodi. Ja siis ma tegingi keha peal, aga oleks teadnud, et vaata nahk tuleb maha, siis ei olekski niimoodi hõõrunud. Ma ei tea, kas selles mõttes tuli minu hõõrumised tal see nahk maha. Aga ma seal ütlesin ka, et ta ju ei nuta korralikult, või et hääl on siuke kuidagi imelik ja ämma veel ütles, et ei nutab ju, teeb ju häält, et ei ole midagi, aga tegelikult tal oli see 2-poolne kopsupõletik ka, et sellepärast tal selline hääl oligi siis. Et siis te saite kohe ühesõnaga väga mitu halba asja kohe pärast sündi, kopsupõletik ja kõik. Jah. Ja siis ta viidigi teise tuppa, seal anti talle seda hingamisabi ja siis hakati neid käsi kinni siduma ja jalgu. Ja siis mingi 3-4 tundi hiljem tuli Tartust, kuna ta sündis Võrust, siis tuli Tartust, tuli kiirabi ja visti Tartusse. Kuidas teile seda serveeriti, et kui laps teise tuppa viidi, juba endal oli mingisugune kahtlus, eks ju, õhus, et millal siis teile öeldi, et vot tõesti tal on nüüd nii, et käed on katki ja nüüd tõesti me viimegi ta kohe Tartusse ära, et ma kujutan, et see tundub praegu, et see käis tõesti väga kiiresti. See käis suht kiiresti, jah. No selles mõttes, et natuke ehmanud oli küll, kuna esimene laps oli ka sündidest tõmbas seda kopsuvedeliku endale, siis lootevett on kopsu, siis samamoodi viidi Tartusse. Et sellega ma olin juba harjunud. Väga lihtsalt, et see haigus oli natuke teistmoodi. Kuidas nad siis ütlesid teile seda, et vot nüüd on kindel, et see on see? Ei, paar päeva või läks ikka ju paar päeva mööda, aga nad kahtlustasid, jah. Aga ikka rääkisid nende spetsialistidega ja tegid palju teste ja siis meilt võetigi veiniverd, et vaadata, kas meil on geeniuuringut teha ja lapselt ka ja siis saimegi geneetikuga ja nahaarstiga seal kokku ja siis nemad ütlesidki, et no siis ei teada, mis vorm ja mis asjad on. Et neil see on ja laps sai meie käest ja et kui tõsiselt neil on mitu vormi on sellel haigusel. Et meil on see kõige raskem vorm siis. Ja selle kõik te saite ikkagi suhteliselt kiiresti teada, et ma ei tea, ma olen varem kuulnud, et oodatakse geneetiku vastuvõttu ka tükk aega ja siis pärast neid tulemusi oodatakse ikka tükk aega, et teil ei läinud väga kaua aega? Mingi äkki nädal umbes või? Siis saime vastuse. Jah, siis saime vastuse. Jah, et kiirkorras seal kuidagi sai ära tehtud, Sest muidu jah, kui niisama lähed, siis võib minna kuni, mis oli 3 kuud. No kuidas siis sellega oli, et ema viidi Tartusse, kas teie saite ka kohe järele minna või Jaanika, kuidas sul üldse oli, et pärast sünnitust üldiselt ikka naised nagu, ma ei tea, maratoni ei hakka jooksma, et kas teid viidi ka Tartusse või sina pidid jääma Võrru või kuidas see osa nagu läks?
ma alguses olin Võrus, läksin samal päeval. Ja ta oli natuke jälgimise all, et aga õnneks teine sünnitus oli natuke lihtsam. Siis, jah, kiirelt ja mul endal ei olnud ka selles mõttes väga ei olnud häda midagi, et õhtupoole saingi, ta sündis hommikul 8:30 läbi midagi minu arust. Ja õhtul kell 6 sai minna minu. Midagi sellist, jah? Õhtul 6 ajal umbes. Järgi sinna. Ta oli seal intensiivpalatis ja vanematel on ka seal voodi ja sain sinna ööseks jääda tema juurde. Kuidas, mis see esimene tunne oli, kui sinna intensiivi sisse astusid ja milline Emma välja nägi, et kas ta oli üleni sidemetes, et ikkagi tema ju kogu keha on sellest haaratud, eks ju, ma saan aru, et tal olid igasugused aparaadid seal küljes, kõik asjad seal piiksusid ja sidemetes oli ka, aga tal oli tekk oli nagu ümber mähitud, ta oli täitsa nagu kookonis seal. Hirmus oli küll, et lahistasin ikka nutta iga päev ja ta oli jah, et kuna ta oli vaata see kopsupõletik, siis ta sai igasuguseid antibiootikume ja ma ei tea, mingi 6 erinevat ravi ja siis seda valuvaigistit ja sest seda hingamisaparaati ei osatud talle päris täpselt panna, sest seda ei saa ju niimoodi kleepsuga siia panna, alguses üritati, aga siis tuli kohe nahk maha ja siis oli siit katki ja siis nad seal ka iga päev muudkui leevitasid, kuidas oleks parem, et ta saaks seda õhu hästi kätte. Lõpuks tal oli mingisugune väike mütsike pealt, kus tuli see torud tulid kuskilt mütsi pealt ja süüa sai ka selle läbi sondi. Et ikkagi arstid pidid seal kõvasti leiutama igasuguseid asju, et seda kopsupõletikku ravida, aga mitte seda nahahaigust ise nagu kuidagi hullemaks teha, eks ju? Just. Et alguses meil oli ka ei oskanud iga päev, kui mina sinna läksin, siis oli jälle hingamisapart jälle teistmoodi, proovid jälle kuidagi. Neil oli ka uus asi, et neil ei ole varem olnud ühtegi last niimoodi sellise haigusega ravida, et nemad ka ei teadnud, et oli uus asi kõik. Ja seda enam, kui see on veel selline eraldi siis raskustase, et mõnel on kergem vorm ja mõnel on siis raskem, et siis kui oled ka selle kergemaga kokku puutunud, siis ei tea ju kunagi ka, kuidas see raskem vorm nagu kuidagi töötab ja reageerib, eks ju? Jah. Kuidas siis teile seda siis serveeriti või õpetati või kuidas see teie jaoks see kulges, et öeldi, et vot nüüd on selline haigus ja nüüd te põhimõtteliselt, ma ei tea, terve elu või peate temaga siis teda hoidma, siduma, toetama, ravima, et kuidas see õppeprotsess käima läks või? Esimesi sidumisi meile ei näidatud, siis me pidime üldse eemal olema. Jah, ootasime koridoris. Alguses öeldi, et läheb kuni, ma ei tea, pool tundi. Läksime ukse taha ja öeldi, et läheb veel aega, et läheb veel umbes pool tundi. Läksime jalutasime haigla peal, tulime tagasi, siis öeldi, et läheb veel aega ja siis lõpuks läks seal üle 2 tunni esimene kord vist. Aga kuna neil oli ka see esimene kord ja nad ei teadnud, siis esimesed korrad olid neil seal üle 2 tunni ja järjest kiiremini hakkas neil ka see minema. Esimest korda ei oska. Suur meeskond oli seal koos, et ega esimest korda, kui ma üldse võisin nagu jääda sinna ja näha ka seda, siis ma tegelikult ei näinudki, sest seal oli neid arste nii palju ümber, et ma isegi ei mahtunud sinna. Aga seal intensiivis et oli mitu päeva, et seal me väga ise ei pidanudki midagi tegema, sest seal kogu aeg valve all, et kui midagi seal piiksus või ükskõik toitmisaeg oli, siis õed kogu aeg käisid ja arstid kogu aeg käisid. Et ma ainult 9 ööks jäingi sinna ja siis läksin koju ja käisime, hommikul tulime tagasi ja olime nii kaua, kuni õhtul teisel lapsel lasteaeda pidi järgi minema. Et kuidagi mul oli nagu nii raske jääda sinna ja oligi selline ärevus ja kõik tuli peale, et kodus oli mul endal kergem. Ja nagu ma nagunii ei oleks saanud temaga sellega midagi teha, et küll ei saanud võtta.
et hiljem arstid tahtsid, et hakkaks proovima seda natukene lutipudelist, et proovida, et kuidas saab ja siis lõpuks sai sülle ka, aga niimoodi, et padi pandi mulle sülle ja siis tõsteti koos kõikide juhtmete ja nendega, et natuke sai hoida teda seal. Millal see selles mõttes nagu paremaks läks, et see kopsupõletik taandus ja lõpuks sai siis keskenduda siis ainult sellele nahahaigusele? Seal intensiivis oli ka, enam ei mäletagi. 2 nädalat küll, äkki oli isegi 3 nädalat, sest alguses pidi äkki 2 olema ja siis seal teises osakonnas oli mingi hästi palju lapsi ja asju, siis ma ei saanud juurde võtta. Siis oli nädal aega veel. Ja kui ta sealt intensiivist välja sai, siis läksime sinna kõrvalosakonda neonatoloogiasse. Seal oligi siis, kus rohkem pidin hakkama siis ise toimetama ja õppima. Ja alguses nad seal sidusid ja nii arstid ise ja siis sain vaadata ja toitmist ja üldse alguses oli nii palju katsetamist erinevate lutipudelitega, et millest ta on valmis sööma ja kus ta saab üldse süüa. Et siis lõpuks ta oli nõus sööma sellisest pikka otsaga lutipudelit, mis on tegelikult mõeldud nende lastele, kellel on suulahelõhe. Selline, et see on hästi hea, et saab otsast pigistada talle juurde, et ta ei pea ise nii intensiivselt imema, et siis tal ei lähe suu nii palju, loodame, et ei lähe nii palju katki, et siis ise pigistame juurde, et tuleb kergemini. Siis praegu ongi meil see jäänud. Jah, selle teeme ka, otsa teeme astelpai õliga kokku, et siis keelt ja suult ei vigastaks, sest alguses me panime nagu niisama, siis tekkisid kohe villid asjad keele peale. Jah, et see lutipudeli ots oli nagu kuiv ja siis tema suu on ka selline kuiv ja kui kohe niimoodi suhu torgata, et siis keele pealt pisti torkasid kas natuke naha maha või tuligi vill. Et see astelpai õli on selline hea, et läheb niimoodi kergelt ja ta pidi ravima ka nagu suu neid haavu. Kuidas, millal te siis esimest korda ise pidite hakkama seda sidumist tegema ja kuidas see läks? Et kui arstidel läks 2 tundi, siis kuidas see endal läks? 4? Kõige esimest korda üldse me tegimegi kodus. Kodus, jah. Alguses oli niimoodi, et kui ema hakkas kodu käima, siis käisime nädalas korra Tartus. Niimoodi, et üks päev läksime, siis oli sidumine rohu peale panek, teine päev oli rohu mahavõek sidumine ja siis sai koju. Ja siis niimoodi iga nädaliselt. Aga kuna nüüd on vaja sidumist rohkem teha, seda on järjest aktiivsem, siis nüüd seome kodus ka, aga see oli... Aga kõige esimest korda me ikkagi tegime täpselt aega ei mäleta, aga see tuli ka hästi ootamatult ja järsku, sest tal oli üks jalg on tal selline halvem, et seda peakski tihedamini niimoodi vaatama. Seda me oleme teinud üle päeva ja siis täpselt saimegi esimest korda siduda seda kõige halvemat, nii-öelda kõige halvemat siis jalgad, kus oli kõige rohkem toimetamist, et saime kohe suure praktika. Detsembris kui ta oli siis 4 kuune vist. Et tegime meie esimest korda ja 1 jalaga läks meil siis tund aega. Wow. Panime seda saimeri esimest korda panime. Kaua läheb. Ehk siis kui ma ütlesin 4 tundi, siis see nagu ei oldki tegelikult väga vale. Jah, esimest korda me tegime ainult seda kõige halvemat jalga, et teisi käsi ja jalgu ei teinud, aga see tuli hiljem juurde. No kui kaua te pärast emma sündi haiglas olite ja millal te lõpuks siis nagu päriselt koju saite? Olime üle 6 aja. Haiglas ta sai 1 kuuseks ja natuke üle 6 aja olime jah, et siis saimegi koju ja hakkasime iga nädal käima haiglas. Ühel päeval läksime ja vahepeal läksid, kui hommikul oli sidumine. Vahepeal oligi, et hommikul vara 9 ajal oli see sidumine, siis me läksime juba eelmine päev valmis. Olime ära, hommikul oligi rohupanek.
sidumine ja järgmine päev puhastati ära kõik uuesti, ja siis pandi ja veel uued sidemed ja siis peale seda saime koju minna. Et niimoodi käisime ikka aega käisime. Jah, oligi kuni jõuludeni. Jah, ja siis jõuludel, kuna tulid pead peale, siis oli niimoodi, et hommikul läks ja siis sama päeva sai tagasi. Ja nüüd ongi niimoodi olnud, et hommikul läheb ja siis sama päeva saab tagasi. Ja kuidas teie enda nagu tunded või siis vaimselt, kuidas te ise sellele kõigele vastu olete pidanud, et sul on värske beebi, keda sa tahaksid sülle võtta, aga vähe sellest, et sa ei saa teda lihtsalt nagu süllegi võtta, siis absoluutselt iga sinu puudutus võib talle teha kohutavalt haiget, et kuidas te ise selle kõigega nagu toime tulete ja tulete? Ja alguses oli ikka raske ja sokk oli päris suur ja koju jõudsime, siis sülle võtsime niimoodi, et vassime siidist padjapüüri, selle panime ümber käe, et teeks liiga talle, et oleks siuke sile ja niimoodi siis hoidsime sellega. Aga nüüd on juba nii palju aega möödas, et ise täitsa ära asjend, et ei ole nagu kõik on nii loomulik. Jah, et kui lepid sellega, mis on ja üritad nagu kuidagi positiivseid asju näha sellest, siis läheb kergemaks. Et alguses oli väga raske, ma ei olnud üldse, ma ütlengi ausalt, et ma ei olnud üldse valmis tegelema sellega üldse mitte, et kui ma küsisin, et mis nagu arstilt, mis elu tal siis on või et milline see elu tal välja hakkab nägema, siis öeldigi, et väga, väga habras elu ja et mis elu see lapsel on, et ma ei olnud nõus nagu üldse, et mu laps peab elama sellise valuga ja et üldse sellise haigusega, et ei saa ju midagi teha, et korralikult süüa ja jah, et aga nüüd on selles mõttes kergem, et üritame pakkuda talle kõige paremat ja et tal oleks kogu aeg selline mugav ja hea. Kas millised emotsioonid teil või mõtted nagu endal selles osas olid, et kuna see on geneetiline haigus, siis kui ma olen varem ka rääkinud vanematega, kes siis on nii-öelda pärandanud katkise geeni, siis on ikka kõvasti ennast süüdistatud küll, kuigi sa ei saa seda ju teada, eks ju, see tuleb alles hiljem välja, sa ei saa absoluutselt iga haigust endal lasta ju, eks ju, kontrollida, et kas teil oli selles osas ka kuidagi seda, et mina olen süüdi või või olete olnud ratsionaalsed algusest peale, et me ei saa teha seda. Kuna ei teadnud, siis ei saa ennast süüdistada. Ja mina ka ei süüdistanud, et me ju esimest korda üldse saime teada, et meil see on ja samas ei ole meil suguvõsas mitte kellelgi kuskil seda ei ole. Et siis me ei saanud ju teada ja samas siis, kui ei tea, kuidas sa siis süüdistad ka. Absoluutselt. Ja meil seda ei olnud. Aga see on lihtsalt, inimesed on eks erinevad ja sellistel hetkedel tulevad igasugused ka nii-öelda rumalad mõtted pähe. Aga kui palju sellise diagnoosiga lapsi Eestis on, kas te teate? Et kas teil selles... Eestis oli üks tüdruk oli, aga tänaseks kahjuks ta on lahkunud meelsast, oli Kassandra. Ja praegu, mis meie teame, on üks ukrainlane ja üks poiss on tulnud. Jah, rohkem meie ei tea küll, et oleks sellise haigusega kindlasti. Et kas olete te suhelnud teiste vanematega, kelle lapsed on sama diagnoosiga või et kuna see on ju nagu nii haruldane haigus, siis ma kujutan ette, et ka just liiga palju infot nagu selle kohta ei ole, et kõige parem infoandi ongi võib-olla inimene, kes on ise sellega kokku puutunud. Ma olen vahepeal kontaktis ühe emaga, aga nemad on Norras, et tema lapsel on ka, et tema on palju aidanud ja vastanud mu küsimustele ja nippe ja asju selliseid jaganud, aga temaga ainult suhtleme, et rohkem ei ole.
Kuidas teie teine laps kuulis, reageeris, kui ta kuulis, et õde haige on ja temaga peab ikkagi käima haiglavahet? No, kuna ta ise on 2-aastane, ta päris täpselt ei saa ka nii aru, et ta nüüd nii haige on. Ta on ütlema talle, et läheb arsti juurde ja niimoodi, siis saab sellest aru, et läheb arsti juurde ja saab rohtu ja ta on näinud ka, kui me emmad kodus joome, siis ta tuleb ikka, me oleme ütelnud, et tule vaata, et kui sa tahad ikka vaadata, et siis ta näeb ja ütleb, et ai on ja valus. Jah, et me ei ole varjanud. Ei varja, jah. Me oleme võtnud selle ja näidanud, et näed, et näiteks sein on katki või et selline on ja aga ta tahab ja hästi hullult kallistada teda ja kogu aeg lähedal olla ja siis me korgutame tasakesi, et muidu tuleb see, et vahepeal, kui tal näiteks näo pealt midagi katki, siis ma näitan, et muidu tuleb selline ai siia või et ja ta on ise ka nii pisike praegu, et teab täpselt palju üldse aru saab, et kui tõsine see haigus nagu on. No jah, õnneks talle ema meeldib ja emale meeldib Albert samamoodi. Aga jah, ma mõtlengi just, et 2-aastasel on väga keeruline ka nagu seletada just seda, et sa ei saa õde kallistada, sest et see võib talle täiega haiget teha, eks ju. Me oleme lasknud küll ütlema, et tee hästi vaikselt, et ta saab, õnneks sellest saab aru, et ta ei ole midagi hullu teinud. No kuidas praegu see emaga on oldud aeg teie jaoks möödunud on, et Urmas, sa ütlesid juba, et nüüd te olete täitsa nagu ära harjunud ja kõik tuleb juba niimoodi väga lihtsalt, aga kuidas see 9 kuud siis olnud on? Eks see siuke keeruline ole, käid apteegist, ostad igasuguseid sidemeid asju. Siis uurid, kes saab teist last vaatama tulla, kui peame siduma, et samal ajal muidu ta tahab liiga palju tähelepanu saada, et ei saa siduda. Jah, et keegi peab suuremaga mängima või samal ajal, et me ei taha talle kogu aeg öelda ka, et oota, et me nüüd teeme seda ja seda, et ei taha teda kogu aeg kuidagi nagu kõrvale lükata. Aga keeruline on, et selles mõttes, et teistel on ka oma elu, et nad ei saa kogu aeg tulla, nii et jah, kohe tulemas. Jah, aga emaga on hästi palju ekstra toiminguid, et kui muidu tervele lapsele võtad selle lutipudeli, torkad lihtsalt suhu, siis emal on kõigepealt huulte peale vaseliini, siis lutipudeli otsa seda astelpajuõli ja see mähkmete vahetusega ka kõik sealt jalgade juurest, et kõik pehmed need laastrid peale, et see mähe siis ei hõõruks, et mähmetel lõikame ka need kummid seest ära, et viskid on sealt seda katki ei tööks, et kõik siisilinade peal magab ja et tal oleks õrnad materjalid, et näo pealt ei hõõruks katki ega midagi. Ma saan aru, et see sidumine on ka 2 inimese töö siis, jah? Tegelikult oleks rohkem ikka vaja, et meil tihti ei ole võtta. Käsi jääb päev puudu. Jah, et vahepeal ongi vaja, et keegi annaks talle süüa samal ajal, siis ta on rahulik ja siis veel pärast ja rohkem süüa ei taha, siis mängiks näiteks mingid erinevaid mänguasju, et tal oleks muud tegevust, kui me tegeleme ta kätte või jalgadel. Siis Urmas tavaliselt hoiab seal käsi jalgu kuidagi ja siis mina ruttu toimetan ja samal ajal lõikan veel mingid plaastreid. Tegelikult oleks hea, kui ma näiteks ütlen, et mida mul vaja on, siis tegelikult oleks hea, et keegi juba annab mulle selle, mina juba peale, et haiglas ongi neid tavaliselt ikka 5-6 tükki, kes toimetavad. Jah, vahepeal olemegi ainult 2 on, väga keeruline on. Et neid plaastreid ei saa kuidagi ette ka niimoodi valmis nii-öelda siis lõigata, sest sa kunagi ei tea, kui suurt sul vaja läheb või? Jah, vahepeal on jah see, et kui teed nagu lahti ära, siis võib-olla vaatab seal üldse teine pilt otsa, kui sul enne pehas oli, et võib-olla lõikad midagi seal valmis, aga siis mõnikord on üldse teistsuguse kujuga või midagi plaastreid peale vaja, aga midagi saab ikka valmis lõigata, aga jah, kõike mitte. Kuidas emal selle immuunsusega on, et kas te nagu, ma ei tea, õues saate käia kuskil seltskonnas, et kas see haigus mõjutab ka tema immuunsust, et ei tohigi
ühegi nohuse lapsega nagu kokku puutuda või selles mõttes on nagu okei, et tohite ikkagi käia seltskonnas? Ei, me käime ikka alguses küll haiglas meeldi, et tal ongi see nõrgem immuunsus ja nii. Et, aga nüüd me käime küll väljas, käime vankriga, käime jalutamas ja saame ka hea magaja, magab õues väga hästi. Ja me käime igal pool. Ja ikka, jah. Et noh, tuleb nohu midagi teha. Ja, et teine laps ju käib lasteaias, et me ei saa ju kuskile Kiviõlle ära elama minna, et tema ju nagunii vahepeal toob sealt lasteaias ka mingisuguseid nakkusid, siis aga õnneks ole midagi hullu olnud, et nohud, köhad, et midagi hullemat nagu siiamaani ei ole saanud. Kas, kuidas tal selle, kas ta on arengus on nagu oma vanuse tasemel, selles mõttes on kõik okei? Või on selle nahahaiguse mõttes ka kuidagi see tekitab nagu mahajäämust? Ma just mõtlen füüsiliselt, et ma ei tea, roomates ju läheb katki nahk. Ta on meil nii ära postjaga tatud, et praegu õnneks ei ole veel midagi hullu olnud, tal on üle keha selline pehmest plaastrist selline särk tehtud selga, kleepubki vastu keha, siis meil on üks selline teine pluus seal peal, et see on praegu hästi kaitsnud keha just ja käed ja jalad on nagunii, küünarnukkidel on ka sellised topeltpaksendused ja põlvedel on topeltpaksendused ja ta on meil praegu hästi kinni ära tõmmatud, et tal ei tuleks midagi juurde, et praegu on jah siuke aeg, kus ta keerutab ennast maas ja nüüd hakkas roomama ka. Jah. No varem sellele haigusele ravi ei olnud, aga nüüd ema on saanud uudset ravimit ja ma saan aru, et tal on sellest väga palju abi ikkagi olnud. Ja ikka, jah. Jah, et selle ühesõnaga see ravim siis, kui seda peale pannakse, siis see läheb sinna naha sees, tekitab seda kollageeni, mida tal ei ole. See aitabki haavadel ka paremini ja kiiremini paraneda. Et seda tulebki kogu aeg nagu juurde manustada, et mingi hetk ta vist sinna püsima ei jää selles mõttes. Aga et need haavad peaks paremini kinni jääma küll, et mitte nii kergelt siis katki minema. Millal te teada saite, et selline ravim olemas on ja kuidas te siis reageerisite, kui te sellest kuulsite? Teada saime See oligi siis, kui me neid geeni neid vastuseid... Peale geeni vastuseid mingi nädal aeg. Siis oli... jah, geeni seal öeldi ka, et mingi see ravim on, siis hiljem läksime vaata rääkima. Jah, kui me saime need geeni vastused ka, siis nahaarst ütles, et aprillist on siis selline ravim olemas ja seda võib juba siis emmale nagu panna. Ja siis saite teada, palju see ravim maksab? Mis tunne siis oli? Seda isegi kohe ei öeldud, et mis summa on. Öeldi kohe, et tark oleks võtta lastefondiga ühendust ja teha taotlus. Jah, et nemad saaksid aidata meid ja toetada. Kuidas siis seda manustatakse ja kui tihti seda pannakse, kas te saate seda ise teha või peate selleks haiglasse minema? Praegu käime haiglas, jah. Ongi raviarst paneb üstlaga, paneb tilgad selliste väikeste vahedega ja mingi hetk me oleme rääkinud, kui neid haavu on nagu vähem, et siis me saame hakata seda ise ka kodus panema. Praegu lihtsalt, kui me nagu nii, meil see kodune meeskond on nagu väike, et see rohupanek ka veel, et ei saa hakkama, kui neid haavu on nagu liiga palju. Praegu muidugi on juba parem, aga ja üks hetk peame hakkama seda ise kodus tegema.
No kuidas te reageerisite, kui te kuulsite, et lastefond selle ravimiga appi tuleb? Ikka rõõmsad olime, see summe oli nii suur, et ega tavalisel Eesti perel ei ole sellist raha võtta kuskilt, et väga hea meel oli jah. Muidu ei oleks saanud üldse ravi ja ei tea, mis üldse see eluvõimalus tal oleks, kui ei oleks saanud seda rohtu talle. Kuidas teil üldse muus osas, et okei, see ravim on ju üks, aga te juba rääkisite ka kõikidest nendest plaastritest ja sidemetest ja spetsiaalsetest särkidest, et kui palju need asjad kõik veel nagu eraldi maksavad? Selle plaastrite ja asjade endega see tuleb kakku lõikes tuleb ikka päris korralik summa. Õnneks on siin ka lastefond pand õla alla, et saab nende kaudu natukene odavamalt mingid asjad. Ja need spetsiaalsed riided, need on tegelikult selle Norra emal on Norra emal saadetud meile, et tema laps on juba suur 16 aastaselt. Tal neid vaja ei lähe, prongi kuni 5 aastani äkki saab neid riideid kasutada, nad on hästi venivad ja sellised teaded hoiavad kõik sidemeid kinni, et need on ka muidu ulmehinnaga, et selles mõttes, et üks särk oli seal kuskil 90 € või midagi, et ja sellest oli väga suur abi, et ta meile saatis päris suure hulga, et kohe järjest kõiki ei kasutagi ära, et me ikka peseme neid, et muidu lõpuks ei ole jälle midagi panna, aga jah, et nende plaastritega ja lastefond ka toetab. Kui tihti te neid plaastrivarusid täiendamas käite, et kuu alguses lähete apteeki, ütlete, et nii palun 7 kilomeetrit sidet, 600 plaastrit või kuidas selle poolega on? Ja tegelikult suht jooksvalt käib see. Meil on apteegis on emale tehtud oma riiul, kus on siis tellitakse talle vaja minevaid asju, siis ma jälle lähen ütlen, et et nüüd on seda vaja või seda vaja. Et siis tellitakse seda sinna koha peale ja siis ma lähen ja ostan neid. Ja kui näeme, et kodus midagi hakkab otsa lõppema, siis Urma selle läheb ja toob midagi, mida vaja on, et me hunnikute kaupa koju ei ole valmis ostnud. No milline selle haiguse prognoos on, et kas ma kujutan ette, et välja sellest nagu ei kasva, aga kas see läheb aastatega paremaks või ikkagi on nii, et elu lõpuni tuleb emal sidemetes käia ja siduda? Ma ise loodan, et ükskord tuleb ikka mingi ravi, mis täitsa terveks ka teeb või parandab seda haiget geeni, et juba nii kaugel on jõutud, et praeguseks on selline ravim, mis natukenegi aitab, et me ei tea, mis 5 aasta või 10 aasta pärast on. Aga kui ta suuremaks kasvab ja hakkab aru saama, et tal selline haigus, või saab aru, et tal on selline haigus ja et ta peab ennast rohkem hoidma. Nii palju siis ei pea neid sidemeid olema, et just näiteks küünarnukid, põlved, mis kõige rohkem nagu võib-olla sellist traumat võivad saada, et need lihtsalt ära kaitsta. Ja mingi ta oskab ennast ise ka hoida paremini, et siis loodame, et ei teki neid nii palju. Aga praegu on see eluaegne haigus jah, et niisama välja ei kasva. Jaanika Jurmas, suur aitäh teile oma lugu jagamast ja ma kutsun üles kõiki lastefondile annetama, et ema saaks ka edaspidi seda ravimit ja loodame, et tulevikus siis on ka mõni selline rohi, mis päriselt selle haiguse vastu aitab. Ja, me loodame ka. Aitäh. Ja, midagi, aitäh. Ja aitäh kõigile kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.